kas teil on ka vahel niimoodi, et hakkate ühte asja lammutama ja siis üks asi viib teiseni ja siis ei saa ühte asja kätte, siis tuleb järgmine asi lahti võtta ja niimoodi järjest edasi ja edasi ja mul küll ei ole kunagi niimoodi olnud. Igatahes lammutasin siis mina oma Bemmist lae välja ja oh fuck. Joo, puhur ju voogab, vaikselt läheb siin soojemaks, kui alguses oli, et külm oli, aga läheb paremaks. Tänane plaan on siis siuke, et hakkame vaikselt Bemmiga tegelema. Alustuseks kisume siit kõik kleepsud maha ja siis vaatame põhja alla, vaatame mootorit ja vaatame, mis sellel kõik viga on siis, mida vaikselt teha. Ja tõenäoliselt hakkame siis nina lammutama, et saaks koldet teha ja veitsid vaadata lekkeid eemaldada. Aga enne kui me selle videoga alustame, siis väike sõna meie tänase sponsori kohta, nii et püsige lainel. Tänase video siis toob teieni jälle Car Vertical. Car Vertical on siis sait, kus peal saate VIN-koodi järgi vaadata auto ajalugu. Link on all descriptionis, minu lingiga saate 10% soodukat, nii et minge siis vajutage sinna peale, vaadake ringi ja kui hakkate uut autot ostma, siis tasub kasutada. Aga hüppame siis arvutisse. Mul ongi siin ees kohe üks 5. seeria BMW aruanne, mis on nagu päriselt ka Eestisse toodud ja keegi praegu tõenäoliselt sõidab selle autoga ringi, et kui see sinu auto on, siis võta heaks. Aga esimese asjana siis siin näitab ära lühidalt, ehk auto läbisõiduga on midagi tehtud, varastatud ei ole, aga see on õnnetuses kahjustada saanud. Alguses siis näitab ära, mis on selle autoga toimunud erinevates riikides, kus see olnud on, ehk see on alguses sõitnud Saksamaal, hooldatud seal, kontrollitud seal, omanikku vahetanud ja tuleb välja, et 18 aasta jaanuaris on see seal matsu pannud ja maha müüdud ning juba 18 aasta lõpus on see Eestisse toodud. Et siin siis näitab ära, millena seda kasutatud on. Takso ei ole olnud, politsei ei ole olnud, varastatud ei ole ja läbisõit on peaaegu 200 000 tagasi keritud, sest et eestlased ju ostavad alati läbisõitu. Ning kui jõuame kahjustuste juurde, siin näitab ära, kus on mis kahjustused olnud, mis on hinnangulised remondikulud sellel olnud ja veits allapoole minna, siis siin on auto andmed ja varustus ning kui on sellest autost pilte kuskil internetis, siis Car Vertical leiab selle ülesse ja siit saab neid vaadata. Et selle autoga on päris õnnetult läinud, tõenäoliselt jumal teab, kui hästi see on korda tehtud, aga selliseid autosi meil Eesti teedel liigub. Ning kui veits veel allapoole minna, siis siin on kontrollnimekiri, mida kontrollida selle auto puhul, aga kõik tüüpvead, mis selle konkreetse automudeli puhul olla võivad. Kindlasti minge vaadake siis descriptionis mu linki, saate 10% soodukat. Ja kui hakkate autot ostma, siis on väga kasulik asi ning isegi kui müüte, siis hea on näidata uuele omanikule, et oma autoga on kõik tiimis. Aga suur tänu Car Verticalile ja lähme lammutame Bemmi edasi. Spinners looking kinda ass. Find me bumping on my feet, I'm sorry that I'm clever. Wear a cap and gown, the hell does make me better. Dodge my ex's text, now she's sending letters. Hey Alexa, how many bitches can we fit in the Tesla? Told your baby no, like I'm fucking Chuck Tester. Thought I go finesse, so I'm naming her Vanessa. I told that mom to call me never, let's be talking cheddar. I got my money up from where it was my main endeavor. This money going
going faster than myself, it's hard to measure. I'll fall for 2 more racks, not pretty girls, I love her never. Whoa, whip electric, pockets looking hectic. Butterfly doors when I let your bitch exit. Look majestic, move on to my next bitch. She look 42, man, I think I'm dyslexic. Nii, nüüd ma olen siin BMW veits aega lammutanud. Nina on täiesti eest ära. Visko tuli ilusti lahti, ma ei läinud närvi ja ei lõiganud seda küljest ära, vaid ma sain selle mutri ilusti lahti. Ja nüüd veits uurin, mis siin toimub. Siin kuskilt roolivõim lekib. Siis veits midagi veel aretan. Ma panen elektrilise ventika ette ja varsti võiks minna põhja alla vaadata, kas näeb veel kuskilt lekkeid. Et kui keegi targem praegu vaatab, siis ärge viskot seda ärge vaadake siin keskel. Aga see tundub õline, samas ma ei ole puhastanud ka seda kuidagi ammu ja no vaatame. Whip it test, spinners looking kinda ass. Find me bumping on my fees, I'm sorry that I'm clever. Wear a cap and gown the hell that. See on nii sketši, et ma lihtsalt pidin filmima seda. Ja igatahes ma olen siit poolt siis keranud väljalaske kollektori lahti, aga ma ei saa kätte seda, sellest ka siis see leiutis, et tehniliselt ma praegult võtan mootori käppa eest ära ja siis ma peaksin selle esimese kolde kätte saama ja siis peaks siis käppa tagasi panema, sest et ma ei tea, kui tugev see on, ma loodan, et see kogu mu garaaži maha ei tõmba. Ma ei tea, leiutame aga edasi. Vahepeal on siis asi nii kaugele jõudnud, et ma sain katid kätte. Siin neid enam ei ole. Sinna lähevad siis uued torukolded asemele. Ma müüsin juba maha ka need katid, ma sain nende eest 4 sotti ja selle eest on mul juba uued asjad põhimõtteliselt tellitud. Et praegult on siis veel plaan siuke, et hakkame siis seda asja veits seespoolt lammutama. Siin võtan need mõlemad istmed välja, kuna neid pole vaja. Võtan selle tagumise istme välja ja võtame siis lõpuks ka selle lae välja, kuna seda ma ei ole viitsinud varem teha. Vaatab, äkki viitsib selle uksepolstri ka ära võtta, et siis saab sealt poolt selle kräpi välja, mis siin on. Siit poolt ma võtsin juba, ma ei viitsinud teise poolega tegeleda, sellepärast et need kinnitused läksid veits katki, aga garaažinaaber andis mulle terve paki uue, äkki need sobivad, siis peaks saama vahetada need ära, kui mõni peakski veel katki minema. Päris külm on tegelikult praegu. Hey Alexa, hey Alexa, how many bitches can we fit in the Tesla? Told your bitch no, like I'm fucking Chuck Testa. That I got finesse, so I'm naming her Vanessa. Pull up in that Model X with your Model X. Elon Musk, how I flex. Stouties in my Pokedex. Articuno on my neck. Pikachu on my Patek. Gravy, gotta catch them all every time I get a check. Lammutasin siis Bemmist lae välja ja üks asi vist teiseni ja kuna mul nagunii oli plaanis armatuur siit välja võtta, siis nüüd see näeb välja selline. Kiskusin siis kogu armatuuri välja, see oli päris porno ja nüüd siis veits vaatan, mis siin juhtmetega toimub ja võtan mingid need päägid ära ja selle päägi ära ja selle päägi ära ja vaatab, äkki siin on veel mingid mõttetut kräppi, mida vaja pole ja siis vaatab edasi. Kuskil seal ta on.
näete, mul on kaitseprillid, kui ma relakaga lõikan, sest et ma lõikasin enamasti plastikut, aga metalli lõikasin ka. Ütleme nüüd nii, et ma sattusin veits hoogu. Ma kohe näitan, mida ma sellega mõtlen. Siin on siis minu esimesed tiivad. See oli varem radika küljes. Siis armatuur ja mu lagi ja siin on mingid plastikud ja airbagid ja see asi ja siis see võib-olla läheb tagasi, siis siit ma veits lõikasin radikas, siit, selle sama plastiku, see musta jonni, selle ma lõikasingi siit eest ära. Otsest põhjust ei ole, aga äkki läheb siis rohkem õhku läbi. Üks küsimus, mis mul on teile, on see, et kui ma panen, et kas te arvate, et see konditsioneeri see ventikas on piisavalt tugev, et ainult sellega sõita, või siis ma ikkagi peaksin panema mingi elektrilise ventika. Ma ikkagi arvan, et ma panen mingi elektrilise ventika sinna juurde, sest ma lõikasin ju viisku ära, kohe näitan autot ka. Auto on siis hetkel selline, tiibasi pole. Siis siin on mootor on veel alles, seal mingid kaltsud lihtsalt ripuvad seest praegult, et sinna mingit paska sisse ei läheks. Aknapesu vedeliku paagi võtsin ära, sest et jah, põhjused, siis siinpool ka tiiba ei ole. Ega ma vist ei olegi, mõlemad logarid võtsin ka ära, neid ma ei pane tagasi. Siis seal taga kuskil paistavad mu karbikatted, näete, üks on siin ka. Need ma võtsin ära sellepärast, et ma panen need tagasi. Ei, tegelikult need kinnitused siin on veits lappes, siis kui ma keerasin eest lahti, see logar oli mingi kruviga lastud sinna kuradi karbikatte külge, et siis need rippusid siin, ehk sinna ma panen uued kinnitused. Mis siin veel siis? Seest, mida ma seest tegin? Nagu näha, siis siin armatuuriga on GG, siit mingid juhtmed paska kraapisin ära, midagi siin veel on alles, midagi siin tuleb ilusamini panna, pedaalid tuleb kindlasti ära vahetada. Siis lagi läks minema koos selle, mis iganes see oli, mingi polster või pehmendus või mingi asi. Ja kuna mul siin oli veits igav ja ma lõikasin siit mingit mõttetut metalli oma küljest ära, ja siis kui ma peksin seal midagi, siis ma kogemata läksin sellele pihta ja nagu nägite, siis see tuli haamriga päris hästi maha. Aga kuuma puuriga võtsin siit selle poole ka maha. See tuleb veel, need tuleb veel puhtaks teha. No tegelikult see tuleb üldse seest veel täielikult puhtaks teha. Et puhastamist jätkub veel, see tuleb veel igalt poolt puhastada. Ma nüüd ei teagi. Ma arvan, et sai selleks videoks lammutatud küll, et järgmises videos siis hakkame koldeid külge panema. Paneme need esimesed, paneme välja laski koldeid külge. Ja kunagi tulevikus peab hakkama sumpsile mõtlema, siis nina läheb siis kokku tagasi, kui mul on kõik asjad olemas. Tõenäoliselt ma ikkagi panen mingi ventika sinna, ma arvan, et see on vajalik. Ja mis veel? Seest puhtaks, istmed sisse, armatuuri ilusti tagasi. Mul plaan oli, et ma värvin seest ära ka midagi, nagu kogu salongi võib-olla mustaks või midagi. Aga ma ei ole veel sellest päris kindel, võib-olla armatuuri värvin selle alumise osa halli värvin mustaks, aga ma ei ole veel päris kindel. Aga igatahes suured tänud kindlasti Car Verticalile, et seda videot sponsoreerisite, et selle eest tuleb väga palju ägedaid asju sellele autole. Ja minu poolt ongi kõik, et nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.